Ma ei teadnud, et keegi tegelikult sai kuuli. Siis räägi mulle, mis juhtus. Olgu. Ja ma ei taha enam mingit valetamist. Sellel naisel Olivia Clendeninil oli abikaasa ja poissõber ning kumbki ei teadnud teisest midagi, kuni nad sattusid samale peole. Ja Danile, ma olen väga rõõmus, et tal oli pärast rasket aega kõik hästi. Ta on selle eest palju läbi elanud. Clendon haaras relva ja tulistas 8 lasku. Mis edasi juhtus? Viime teid ülekuulamisruumi ja te ei usu, mida ta ütles. Me uurime juhtumit, mida esitab Law and Crime. Mina olen Chris Stewart. Kuulge sõbrad, ma tahan teile kiiresti ühest rakendusest rääkida. Selle nimi on Upside. See annab teile raha tagasi igapäevaste ostude nagu kütus, toidukaubad ja kaasavõetav toit eest. Nii et siin on mida teha. Väga lihtne. Laadige Upside alla. See on tasuta. Võtke pakkumine vastu ühes nende enam kui 100 000 asukohast. Seejärel makske nagu tavaliselt oma kaardiga, kinnitage ost ja saate raha tagasi. Olen seda kasutanud, kui tangin kütust või tellin mõnel õhtul toitu kaasa. Lihtsalt otsin pakkumisi Upside'ist. Pärast kulutamist ilmub raha minu rakendusse ja siis kannan selle otse oma pangakontole. Lihtne. Upside'i sagedased kasutajad teenivad aastas keskmiselt $254 tagasi. Et hakata raha tagasi saama, klõpsa kirjelduses olevale lingile või skanneeri QR-kood ja kasuta sooduskoodi OTC, et saada oma esimese paagitäie kütuse iga galloni eest lisaks 25 senti boonust. Olivia Clendon. Ta oli tantsuõpetaja, kellel oli abikaasa ja poissõber. Jah, abikaasa ja poissõber. Probleem oli selles, et kumbki mees ei teadnud teineteisest midagi. Kuni 2025. aasta aastavahetuseni, mil mõlemad ilmusid samale peole. Ja prokurööride sõnul said nad siis aru, et käivad mõlemad sama naisega. See jõudis Olivia Clendenini kõrvu ja ausalt öeldes kaotas ta mõistuse. Ta sõitis sõna otseses mõttes peole, haaras relva ja hakkas seal tulistama. Ta tulistas 8 lasku ja tabas meest, kellel polnud sellega midagi pistmist. Meie nimi oli Daniel Johnson ja ta istus lihtsalt verandal ning ajas oma asju. Nüüd näete seal kohtusaalis temast kaadreid, mille on andnud WLWT Cincinnati's, kus ta rääkis sellest õõvastavast kogemusest ja kahjust, mida Clendon talle tegelikult tegi. Aga tagasi Clendoni juurde. Pärast tulistamist küsitles politsei teda ja siin on hetk, mil ta sai teada, et keegi oli tegelikult pihta saanud. Ma ei teadnud, et keegi tegelikult pihta sai. Kuidas siis armukolmnurk muutus autos tulistamiseks, mis saadab selle naise pikaks ajaks vangi? Siin on, mida pead teadma. Ole valmis. Olivia Clendenin oli abielus mehega nimega Zach Howard, kuid prokuröride sõnul oli tal suhe ka teise mehega, oma endise poissõbraga, kelle nimi oli Corey. Nagu ma varem ütlesin, kumbki mees ei teadnud teineteisest. See on segane olukord. Kõik see muutus aga uusaasta ööl 2025. Warreni maakonna prokuratuuri andmetel sattusid mõlemad mehed samale peole Dorothy teel Clear Creeki vallas. Ja mingil hetkel sel õhtul said nad aru, et käivad mõlemad sama naisega. Clendon sai teada, et nad olid koos. Ja tema enda sõnade järgi ülekuulamisel oli ta raevus. Ta proovis oma abikaasale helistada, aga mees ei vastanud. Nii et ta istus oma ema džeepi ja sõitis otse peole. Ta ei läinud üksi. Tema ämm, ehk siis tema mehe ema oli temaga autos. Kui ta majja jõudis, läks ta sisse ja tema hiljem politseile öeldu põhjal läksid asjad just siis tuliseks. Clendoni sõnul üritas Corey temaga seksida. Ta ütles ei. Ta ütles, et toimus kaklus. Ja siis ütles ta, et see oli Corey, tema endine poissõber, kes andis talle relva. 40 kaliibrilise püstoli. Nüüd ütles ta, et Corey käskis tal selle võtta lihtsalt selleks, et neid hirmutada. Ta istus džeepi talaistmele ja kui ta sissesõiduteelt välja tagurdas, tulistas ta 8 lasku maja poole. Üks neist kuulidest tabas Daniel Johnsonit. Ta oli vaid 29-aastane. Ta oli peole kutsutud ja istus lihtsalt verandal. Ta oli omaette, kui kuul tema kõhust läbi lendas. Clendon ta sõitis minema, kuid ei jõudnud kaugele. Õnnetusraporti kohaselt sõitis ta oma ema džiipi puhtal teel katki. Seejärel helistas naaber politseisse. Kui politseinikud saabusid, leidsid nad Clendoni vigastatuna. Tema auto oli kahjustatud ja sõidukist väljas lebas 40 C-kaliibriga püstol koos salve ja padruniga. Nüüd haiglas raviti teda väiksemate vigastuste eest ja võeti ka tema vereproov. Ta ütles politseile, et jõi 3 pitsi viskit. Kuid siin on see, mida ta veel ei teadnud. Higi oli saanud pihta tema tulistamisest. Daniel Johnson viidi kiiresti haiglasse. Ta oli elutoel. Talle tehti operatsioon. Ma mõtlen, see mees on õnnega koos, et ta elus on.
Mõnda aega ei teadnud keegi, kas ta jääb ellu. Nüüd, mis puudutab Glendineni, siis teda küsitleti. Ta alustas sellega, et tal polnud aimugi, miks ta seal oli. Ta ütles, et oli sattunud õnnetusse. Ta ütles, et tal polnud milleski muust aimugi, aga detektiiv ei uskunud seda juttu. Ja nüüd oli politseil sellel töölt kehakaamera salvestis ning meie valduses on sellele järgnenud ülekuulamise salvestis. See on äsja avaldatud video. Sul on praegu õigus vaikida, eks? Kõike, mida sa ütled, võidakse sinu vastu kohtus kasutada, eks? Sul on õigus rääkida advokaadiga ja tal on õigus olla sinu juures ülekuulamise ajal. Kui sul ei ole võimalik advokaati palgata, määratakse sulle advokaat enne mis tahes küsimusi või ülekuulamist, kui sa seda soovid. Sa võid igal ajal otsustada neid õigusi kasutada ning mitte vastata küsimustele ega anda ütlusi. Kas sa saad oma õigustest aru? Tõmba sellele ring ümber, pane sinna initsiaalid, anna allkiri ja kirjuta kuupäev. Las ma küsin kõigepealt, kas sa tead, miks sa siin oled? Sul pole aimugi. Ma mõtlen, ma sattusin õnnetusse ja nad võtsid mul verd ning mulle tehti haiglas obi, okei? Aga peale selle sul pole aimugi. Ei. Okei. Lihtsalt peale seda õnnetust. Ta ütleb, et oli autos üksi, kui avarii juhtus. Ta ütleb, et sõitis autos sodiks. Naaber tuli välja, politseinik saabus ja oligi kõik. Aga detektiiv teab, et selles loos on midagi enamat. Zach Howard, see on minu abikaasa. Ja Corey on minu endine poissõber. Tema sõbrad. Tema sõber. Tema nimi on Zapper. Ja Zach Cox, need on need poisid, kelle pärast me kaklesime. Miks te selle pärast kaplesite? Sest ma ei meeldi neile ja nad ei taha, et ma temaga suhtleksin, sest meil on probleemid, me tülitseme palju. Me ei saa eriti hästi läbi, mina ja Corey. Need nad teevad kõik, et meid lähku ajada. Nii et nad helistasid talle ja ütlesid, et ma lähen nädalavahetusel oma abikaasaga õhtusöögile. Ta ütleb, et läks oma ämmamajja umbes südaööl ja jäi sinna 5 või 6 hommikul ning nad lihtsalt vestlesid. Ma lihtsalt rääkisin temaga, proovisin talle selgitada, nagu mul ei ole kedagi. Ma ei tea, kelle poole veel pöörduda. Mu sõbrad tihkavad mind selle mehe pärast, kelle ma valisin. Ja ma mõtlen, et selle mehega, kelle ma valisin, me ei saa läbi, nii et mul pole kedagi. Seepärast läksingi tema juurde, et temaga rääkida. Ja ta oli minu jaoks olemas ning lootas mind. Siis räägib ta politseile, kuidas ta peost mööda sõitis. Ümber puuduse ringi. Nii et 123, sest ma teadsin, et mu abikaasa veetis aega koos mu endise poissõbraga. Kus vaas? Minu endise poissõbra majas, Springboroughs. 123 tänava ääres ja valge õde 741. Ja ma sõna otseses mõttes just lahkusin oma ämma kodust. Kas Corey elab? Springboroughs. Kas see on see maja, millest sa räägid? Jah, okei. Jah, okei, see on siis tema maja. Tal on nagu maja just siin selle tee ääres ja siin on tee, mis leikab niimoodi läbi. Okei. Ja ma lihtsalt tahtsin sõita mäe tippu, et näha, kas mu abikaasa on ikka veel seal, enne kui ma koju lähen. Ma ei näinud tema autot. Sõitsin edasi. Ja ma proovisin talle helistada, ta ei vastanud ja ma muudkui palusin teda, palun helista mulle, palun räägi minuga. Ta ei rääkinud minuga. Ja ma olin lihtsalt raevus. Ma tahtsin kiiresti koju jõuda. Ja siis ma sõitsin vastu seda piiret. Mille peale sa vihastasid? Ta ei räägi minuga, minu abikaasa. Kas sa helistasid talle, kui sattusid avariisse? Jah, ma helistasin talle, sest proovisin talle enne mitu korda helistada. Ta ei vastanud, aga siis ta võttis lõpuks toru. Ja ma olin nagu, ma just lõhkusin oma auto sinu pärast. Kus sa oled? Aga sa ju teadsid, kus ta oli. Sa nägid tema autot, eks? Jah. Ei, tema autot polnud seal. Ma sõitsin mööda, et näha, kas ta on ikka veel seal temaga koos või midagi. Aga teda polnud. Mõtlesin, et olgu. Ja ma proovisin teda ikka helistada, et teada saada, kus ta on, kas ta vastab. Tavaline auto, mu ema auto. Ja siis helistasin talle uuesti, ta lõpuks vastas ja ma küsisin, kus sa oled. Kus sa ütled, et ta oli? Ja ta ei vastanud mulle. Ja ma ütlesin, Zach, mind just arreteeriti. Ma võiksin olla vigastatud. Teda ei huvitanud, ma mõtlesin, et olgu, las ta olla. Sa olid vihane, sa olid tema peale päris tige, jah? Jah, sest mu endine poissõber ja mu abikaasa, kes on lahus, on koos ja veedavad aega. Kiusavad mind, aga nad vihkavad teineteist. See pole minu suhtes õiglane ja ma proovisin neile mõlemale seda öelda. Jätke mind rahule ja kumbki ei teinud seda. Sõitsin Corey maja juurest mööda ja tema autot polnud sissesõiduteel. Mõtlesin, kus ta siis on.
Siis hakkasin ma tõesti vihaseks saama. Issand jumal, ma pean tegelikult koju minema. Ma olen praegu nii vihane, sest ma kavatsesin hakata oma meest helistama oma ema kodust, nii et ma proovisin koju jõuda. Mõtlesin, et helistan oma ema telefonilt. Ma tean, et ta vastab sellele kõnele. Detective kuulab. Ta on olnud kannatlik, aga nüüd esitatud talle küsimuse, mis pöörab selle kõik pea peale. Kas sa oled kunagi relva lasknud? Relvanäitustel olen ma relva lasknud, aga mitte niisama lõbu pärast või midagi sellist. Kas sul on relv? Kas samad relva? Ei, mul ei peaks olema. Ei peaks. Ei, mul ei ole. Poleks mingit põhjust, miks keegi peab sinu autos olema? Ei, mul ei ole autos relva. Ära. Mul pole kunagi üheski oma autos relva olnud. Mitte kunagi. Olgu, vaata, ma ei ürita. Ma ei usu seda, mida sa mulle räägid, kogu seda lugu. Mida sa mõtled? Täna öösel tulistati kedagi. Nagu Zack või Corey? Ei, mitte Zack ega Corey. Ja sinna auto juurest leiti avariipaigast relv koos salve ja padruniga. Kas sa valetad mulle või tead, et keegi oli sinuga, kes tegi midagi rumalat? Ja sa oled sama süüdi, kui see on tõsi, kui sa ei räägi meile, mis tol ööl tegelikult juhtus. Ma tean, et sa valetad mulle ja ma tean, et sa tead, mis juhtus. Kõik tükid sobivad kokku. Ju. Õige. Tead, keegi sai kuuli, aga ei saanud seda. Ma ei teadnud, et keegi tegelikult sai kuuli. Siis räägi mulle, mis juhtus. Olgu. Ja ma ei taha enam ühtegi vahet. Ma olin oma emmaga. Olgu. Ja meie olime koos, kurvad, nagu ma ütlesin. Minu abikaasa. Sa olid vägistamise juures? Tegelikult ma jõin. Jah, ma jõin viskit. Tema jõi mingit apelsini mahle, mida iganes. Ja. Kui ma proovisin minna Koori majja, et Säpari kätte saada. Minu abikaasa. Ma sattusin tohutult suurde tülisse. Täiesti tohutult suurde tülisse. Ja kellega? Koriga. Okei, näen. Nüüd hakkad sa riiesti tegema. Jah, õige. Ütle. Okei, me jääme tõe juurde, eks? Õige. Jah, jääme. Sest see ei lähe hästi, kui sa mulle tõtt ei räägi. Olgu, ei... Ma olen valmis. Ma räägin teile tõtt. Ma olin veidi purjus, aga ma tean, mis juhtus, härra. Olgu, mis siis juhtus? Nii, et mina ja Koori läksime omavahel tõsiselt tülli. Ta üritas minuga seksida tema juures, kui ma läksin sinna oma meest otsima. Nii, et sa ikkagi peatusid seal? Jah, see oli varem, jah. Ja ta üritas mind katsuda ja ma ütlesin, ei, lõpeta, tõmba tagasi. Jane, sa olid seal ja pidutsesid tema abikaasaga? Ma ei jäänud sinna üldse pidutsema. Ma läksin sinna ainult selleks, et oma abikaasa kodust ära tuua. Sest ma teadsin, et seal olid narkootikumid mängus ja mõtlesin, et ei, hoia sellest eemale. Ja siis hakkasid mehed natuke lärmakaks muutuma. Ja Corey endis mulle selle relva. See relv kuulus Corey'le. Ei Fuuri oma. Mille jaoks? Et sa oli natuke hirmutada. Okei. Mis siis juhtus? Kui ma hakkasin lahkuma, siis nad rääkisid mingit jama, jooksid mu ema auto järel ja ajasid mind täiesti endast välja. Lasin sellega. Sa lasid sellega? Ei. Keda sa tulistasid? Ma tulistasin maja pihta, tõesti. Lihtsalt maja pihta. Ma ei teadnud, et keegi oleks pihta saanud. Mitu korda sa tulistasid? 2 korda. Tulistasin 2 korda. Jaa, sest ma tegelikult ei lase relvaga. See pole minu teema. Ma ei teadnud, mida ma teen ja ma ei sihtinud üldse kellegi poole isiklikult. Ja relva andis mulle Corey, enne kui ta ütles, võta, lihtsalt võta see. Ma ei hirmutanud teda ära. Sul oli relv. Sa vajutasid päästikule. Kas mul on õigus? Ei. Kedagi hirmutada. Jah, muidugi. Ja lõpuks sa tulistasid kedagi. See on kohutav. Ma vannun, et ma ei teadnud seda. Ma ei teadnud, et keegi oli pihta saanud. Aga sa tead, sa tulistasid maja suunas. Jah. Garaaži poole. Tema maja on selline, ees veranda ja tulistati otse selle garaaži poole. Ma ei teadnud, et keegi oleks pihta saanud. Ma ei teadnud seda. Ja siis ütles detektiiv talle, keda ta tabas. Danielit tulistati. Teie. Ja, ta on praegu elutoel, sest sa tulistasid teda. Ma ei suuda uskuda, et kellegi päriselt tulistati ja ta on praegu elutoel minu tegude tõttu. Ma ei suuda seda ausalt öeldes uskuda.
Kas nad ütlesid midagi Danieli ellujäämisvõimaluste kohta või midagi sellist? Ma ei tea seda veel. Kas sa teadsid, Daniel? Tegelikult mitte, ei. nii et ta on närvis ja pole sulle kunagi midagi halba teinud. Lihtsalt see, et ta oli minuga sõber ja ma teadsin asju. Sellepärast teda tulistati. Sa oled vihane. Vale inimene. Ja Daniel maksab selle eest, sest mina arvan ja. Kuidas sa selle relva saidki? Corey. See oli Corey relv. Okei, kust sa selle said? Ta andis selle mulle mu magamistoa ülemisest sahtlist. Tal on kummud kohe ukse juures. See oli ülemises keskmises sahtlis. Seal on 3 ülemist sahtlit ja see oli keskmises. Kas sa olid magamistoas, kui ta selle sulle andis? Õige. Mida ta sulle ütles? Ta ütles, võta see, lihtsalt vaata talle otsa ja ära lase end heidutada. Täpselt nii ta ütleski. Võta see, lihtsalt vaata talle otsa. Siis sa läksid sellega käes välja. Ja siis nad hakkasid suud pruukima aina rohkem ja rohkem ja rohkem ja mis iganes. Ma läksin aina vihasemaks. Viha kogunes aina rohkem ja ma mõtlesin, et jätke mind rahule. Nemad aga muudkui saa bla 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 bla. Ja kui ma ära läksin, jooksid nad mulle järele, karjudes. Sa oled loll ja muud sellist. Ja see oli lihtsalt nii. Kas sa kõndisid minema? Ei, ma olin oma autos ja lahkusin. Olgu. Ja ma läksin, lihtsalt läksin. Ja ma olin lihtsalt alasti, mis iganes. Ja ma lihtsalt mõtlesin, et jätka mind rahule. Ja siis sõitsin minema. Ta oli sissesõiduteel. Jah, läksin teele. Üles mäest. See on nagu mägi. Ma läksin otse üles sellest mäest. Kas keegi istus verandal? Mina ei näinud midagi, ei. Seal olid ainult Daniel ja mingi mees, keda ma isegi ära ei tundnud. Olgu. Ja minu abikaasa, keda ma olin näinud. Nii et kui sa kõnnid oma auto poole, siis sa lihtsalt pöördud ümber ja hakkad tulistama. Ei, ma olin sõidukis. Ma olin sõidukis. Sisse, sõide. Jah, ma olin sõidukis sissesõiduteel, kui ma lahkusin. Ma ei teinud seda väljaspool autot ega midagi sellist. Kas kõrvalistuja või juhi poole pealt? Juhi poole pealt. 2 lasku. Ja ma ei tea, kui üldse keegi pihta sai. Olgu. Üldse mitte. Kas ma võin küsida midagi? Absoluutselt. Kuidas sinu auto oli sissesõiduteel pargitud? Lauta poole. Nauta poole. Ja sa tulistasid juhipoolse püle pihta. Sest ma tegin niimoodi, et sõiduteelt välja saada. Tulistasid garaaži juures mäest üles ja vasakule. Kus ta siis avarii ajal oli? Ei, ta ei olnud minuga avarii ajal. Ta ei kähnud selles osaleda, mis juhtus. Ta oli autost välja tulnud. Ta ei olnud autost välja tulnud. Aga relv oli ikka veel autos. Aga kui ma avarii tegin, siis ma arvan, et relv lendas autost välja. Aga see oli ikka veel kõrvalist ja jalaruumis. Kas su änd tuli kunagi autost välja ja astus nendele vastu? Ei. Ta jäi autosse. Kas ta teadis, et sul oli relv, kui sa autosse istusid? Jah. Sest ta teadis, et Corey andis mulle relva. Sest ma lihtsalt, mida ta selle kohta ütles? Mitte midagi. Kas tal oli midagi öelda? Ta lihtsalt ei öelnud seda. Pärast seda, kui sa tulistasid, mis juhtus? Mida ta ütles? Ta oli täiesti endast väljas. Ta karjus, röökis, käskis mul välja minna. Lase teda välja. Kus ta läks? Mul pole aimugi, kus sa ta välja läsid. Ma pole temaga sellest ajast saadik rääkinud. Olgu, praegu sind arreteeritakse. Kas sa saad sellest aru? Sa lähed vanglasse. See, mida ta ülekuulamisruumis ütles, läheb temaga kohtusse kaasa. Bandacohas leidis ta süüdi mõrvakatses, 2 raskes kallaletungis ja tulirelva ebaseaduslikus kasutamises eluruumis või selle suunas. Mõni kuu hiljem, 26. märtsil 2026 istus Olivia Glendenon Warreni maakonna kohtusaalis, et teada saada oma saatust. Aga kõigepealt oli aeg ohvril Daniel Johnsonil sõna võtta. Enne seda ööd oli ta lihtsalt üks mees, kes sai kutse uusaasta õhtu peole. Aga nüüd seisis ta naise ees, kes teda tulistas, peaaegu tappis. Ja ta oli just valmis talle ütlema, mida naine temalt ära võttis. Sellel juhtumi päeval oli mu uusaasta kokkusaamisel. Mind oli kutsutud külla ja ma istusin verandal oma asjadega tegeledes. Süüdistatav üritas tulistada kedagi teist, aga lõpuks oli mina see, kes pihta sai. Sel hetkel muutus mu elu põhjustel, mis ei olnud minuga seotud. Solistimony, nagu te ütlesite, jättis talle kroonilise valu ja isegi seedeprobleemid. See oli Glendenoni kord. Ma austan seda puhut ja selle seisukohta. Ma tahaksin lihtsalt öelda, et hoolin väga oma perest, sõpradest, oma ettevõttest
ja neist, kes siin maailmas minu peale loodavad. Ma olen väga uhke selle mõjule, mis mul on olnud oma kogukonnas ja nende laste üle, keda ma juhendan ning keda ma sisuliselt koos nende vanematega kasvatan. Ja ma jätkan seda ka edaspidi. Ja Danielile ma olen väga rõõmus, et tal on kõik hästi pärast seda rasket aega, mille ta on läbi elanud. Ja ma tõesti loodan, et tal on ees suurepärane tulevik ning ma soovin talle ainult parimat edaspidiseks. Aitäh! Hästi. Kohtunik oli kuulnud piisavalt. Ta mõistis Olivia Glendennani 16 kuni 20,5 aastani vangi, mis oli maksimaalne karistus, mida ta võis saada. Kui teda kohtusaalist välja viidi, ütles tema advokaat ajakirjanikele, et tema klient kavatseb edasi kaevata. Sellega on The Case lõppenud. Esitaja Law and Crime. Telli meid YouTube'is ja Spotify's, samuti striimime nüüd Peacockis. Mina olen Chris Stewart. Näeme järgmine kord.